tuled püüdma forelli, aga näed hoopis mingid teised ahnepätsid on siin kohal. Püsimatu inimene, nagu ma olen, jälle sai asjad kokku pakitud ja seekord on siis mõte minna sinna kuskile Lääne-Virumaa kanti. Et kõigepealt lähen siis Valge jõe äärde, seal ma pole kunagi varem käinud ja kindlasti on asjal juures pigem selline kalapüügi alatoon kui pildistamise oma. Ja sealt edasi ma tahaks minna siis sinna Põhja-Eesti erinevatele poolsaartele. Täna võib-olla lähen ööbima Purekarile ja homme siis äkki vaataks üle Lobineeme, Vainupea, võib-olla Letipea. Ühesõnaga sealt liiguks siis vaikselt nii-öelda ida poole edasi. Mida ma just eile mõtlesin on see, et üle pika aja ma tunnen, et ma nagu tõsiselt naudin seda olukorda, mis hetkel on. Et ma olen oma puhkusele lähenenud selliselt, et ütleme, eesmärk on täielikult lõhkuda seda nii-öelda argipäeva mustrit. Et mul oli kohe alguses mõte, et ma ei tee oma puhkusest sellist perioodi, kus ma siis lihtsalt päeval ei pea tööle minema ja et ülejäänud justkui tegevused või rutiinid on kõik nagu samad, nagu muidu on. Et selle asemel ma lülitasin ennast kõikvõimalikest asjadest nii välja, kui ma saan. Andsin nii vähe lubadusi inimestele kui võimalik ja jätsin sellega siis endale võimalikult vabad käed. Nii et nii nagu hing ütleb, nii ma teen ja ma ei hakka nagu liiga palju midagi analüüsima ega mõtlema, et liigselt ei ole mõtet planeerida ka. Ja ma tunnengi seda, et sellist mõtete hüplemist on kohe palju vähem. Et ma olen täpselt seal, kus ma parasjagu olen, mitte ei ole niimoodi, et ma teen justkui ühte asja, aga mõttes olen kuskil mujal. Et seda on mul õnnestunud väga edukalt vältida. Nii et kindlasti soovitan kõigile teistele samamoodi, et puhkus ei peaks olema see asi, ütleme siis see periood, kus sa nüüd hakkad teiste ees lihtsalt mingisuguseid lubadusi täitma ja jagad oma aja siis teiste inimeste vahel nagu ära. Ja siis kuidagi perioodi lõpus sa leiad, et sa oled ise nii kurnatud sellest kõigest, et kuidagi raske on tööle tagasi minna. Pigem nagu leidke see aeg ikkagi ise endale ka. Et kindlasti tuleb kasuks, sest ma ise tunnen küll, et nii palju igasuguseid uusi ideid ja mõtteid on tekkinud, mida tahaks teha ja kuidas üldse selle eluga edasi minna. Aga midagi sellist sisekaemuslikku selles ringi uitamises on. Ja eriti veel niimoodi, et sul tõesti päevadel ei ole nagu mingisugust vahet. Et see on ka üks asi, mille poole ma tahaks pikas perspektiivis oma eluga püüelda. Et tõesti, mul ei ole vahet, kas see on esmaspäev, pühapäev, laupäev, päev on päev. Et lihtsalt inimesed annavad sellele nendele mingisuguse tähenduse ja mõni veel hakkab kuidagi niimoodi sättima, et nüüd esmaspäev on see paha päev ja pühapäev on see paha päev ja reede ja laupäev on siis need ainsad head päevad, et see on täiesti nagu absurd, et kui ollakse nagu sinna jõudnud oma eluga, siis tõenäoliselt tuleks midagi tõsiselt muutma hakata. Et muidu lihtsalt tekib olukord, kus sa võib-olla naudid tõeliselt 2 või 3 päeva
oma nädala 7 päevast ja sisuliselt sa võibki öelda, elad siis nagu kolmandiku nagu välja sellest elu tõelisest potentsiaalist, mis on nagu ülivähe. Et need asjad tuleks kindlasti enda jaoks selgeks mõelda. Et ma isegi praegu tunnen, et ma hea uudis on see, et ma olen jõudnud kohale siia Valgejõe kanti. Aga halb asi on kahjuks see, et minu selline püüdlus pürgida just sinna kõige kaugematele jõelõikudele läks luhta, et nimelt nagu siin ka postidest on näha, siis mu selja taga on Kaitseväe keskpolügoon. Kuna praegu on käimas kevadtorm ja toimuvad taktikalised harjutused, siis pidades kõikidest reeglitest kinni ei tohi siis sinna keelutsooni liikuda. Ja kahjuks see keelutsoon hõlmab just neid kõige magusamaid jõelõike, nii et selles mõttes läks mul tõesti natukene kehvasti praegu. Aga ma proovin leida siit mõned jõelõigud, mis jäävad sellest keelutsoonist välja, nii et ikkagi minu jaoks täiesti uus jõgi ja ma ikkagi kergelt olen elevil, et tahaks näha, mida see endast kujutab siis. Nii et kohe varsti vaatame. Ma võisin küll jätta mulje, et tänu sellele õppusele ei saa ma nüüd kaugetesse nurkadesse minna ja peaks justkui kuskil väga linnalises keskkonnas või selle lähedal siis oma kalapüügiga leppima. Aga nagu näha, siis mu sõnad olid natuke ekslikud, et pean siin läbi selle soise pinnase tegelikult päris mitu kilomeetrit minema mööda siin seda polügooni äärt. Nii et lihtsalt ei ole siin midagi. Ilm on meeletult palav ja ma ei tea, kaua mul aega läheb, et sinna jõe äärde lõpuks ka kohale jõuda. Aga asjas peabki natuke väljakutset olema. Muidu ei oleks üldse mõtet tullagi. Lõppu ei paista tulevat mitte kuskilt. Lisaks me näeme, et siin on isegi hävitajad mind kaitsmas. Midagi peaks metsas juhtuma. Ja ongi Valge jõgi. Ja nagu me veest võime näha, siis sellisel nimel on ka oma põhjus. Et tõesti, kui enamik Eesti jõgesid on sellised rabaveega, siis tema on selline selge, läbipaistev vesi. Põhi on küll tume, aga muidu on väga äge. Vaatepilt. Ossa kurat. Korralikud manöövrid ikka. Kus siin on alles maime. Korralikud massid. No nii. Tuled püüdma forelli, aga näed hoopis mingid teised ahnepätsid on siin kohal. Liiga kurkused on. Ahnitsenud ei ole endale. Ta on. Noh, nina mudas. Ilus tiiger. Jälle keegi on otsas. Aga see on vist jälle haug.
või siiski tegemist on pesu ehk forelliga. Ja nagu korraks ka vilksamini võib-olla video näitas, siis neid on mitu tükki siin. Nii et väga äge, uskumatu. Täitsa lõpp, neid on nii palju siin. Siin on siis näha, et üks haugipoiss tuli mul anti ründama ja nüüd põhjus minema. Tundub, et siin põhiliselt forell ja haug on ja mingid väiksemad kalaliigid ka, lepamaim võib-olla midagi sellist. Siin oli siis näha just, kuidas veepinnalt kala näksas. Aga minu lanti ei näida tahtvat. No, nüüd saab vist täie laulu eest show'd ka rahvas. Sest mul on siin mingi eriline asi otsas. Väga jõuline. Isegi ei tea, kas see on jõe forell või on see mingi muu elukas. Vist ikka jõe forell ja mitte mingi väike poiss. Ei läinud väga hästi sellega praegu. Ai raisk! Käes on! Ot sulle poissi. Tundub, et tal on mingisugune lõpust taandareng olnud või tähendab siit selle lõpuse kaane. Sest kui te vaatate siit poolt on nii, nagu kalal olema peab. Aga tal on siit lõpused kasvavad välja. Tundub, et täna saab süüa. Nii, ma näitan siis oma tänast sööki. Selline pealtvaates ka ilus paks kala. Aga jah, väga eriline see lõpused efekt on. Te vaatate suhu ka. Pool suud on üldse täiesti kuidagi hambad on viltu kasvanud ja lõpused on suus. Ja siit poolt on lõpused paljad. Tegelikult lõpused peaks kaitstud olema. Et väga veider isend. Aga muidu ilus kala. Saab vähemalt kõhu täis täna. Nüüd ma juba kujutan ette, kuidas ma saangi oma visiooni realiseerida. Kuidas ma siis Purekari Neeme telkimisalal teen väikse tule alla ja küpsetan lõkkel forelli. Seekord mitte meriforelli, aga hoopis jõeforelli. Super! Sellist noort ja elavamat tegelast ka siia. Kuna mul
ei ole sellist õiget kotti, kuhu seda kala panna, siis ma olen siuke ehtne küttkorilane. Ja tassin teda siis sellise toika otsas, nagu mehed muiste. Sellised mängud siin siis keset päeva. Võib siis öelda, et esimene vaatus on läbi õnneliku lõpuga. Selles mõttes, et algselt ma kartsin, et ma pean kuskil Lahemaa rannikul siis minema jänesekapsa dieedile, sest ei õnnestu õhtuks sööki lauale saada. Ja seda enam, et ma ei pääsenud siit täpselt sinna kohta kalale, kus ma tahtsin saada, sest siin minu selja taga on ka näha, punane lipp lehvib ja aeg-ajalt siis tuleb metsast automaadi valanguid ja nägin ka 2 rohelist mehikest. Nii et igasugune action on tõsiselt käimas, seal hulgas siis helikopterid ja hävitajad. Aga mina sain oma kala kätte ja patsifistina võin nüüd rahulikult sellest möllust välja astuda ja käin poest läbi, võtan natuke maitseaineid ja õhtuks siis sean enda teekonna sinna Purekari Neeme poole. Et seal siis proovin lõkke peale oma kala ära teha, nii et saan ühe igati tervisliku suutäie. Ega muud vist ei olegi öelda. Head isu mulle. Mõtlesin, et viskaks korra pilgu peale, et ma enne olin siis Valgejõe ülemjooksul, aga nüüd ma olen siin alamjooksul, kus ta hakkab varsti merre suubuma. Vaatame, milline see jõgi siin on. Tundub ikka väga selline magus kalapleis. Nagu Alaska, ma ütleks. Kõht on tühi ja tahaks juba süüa kala, aga ei saa, sellepärast, et siin poolsaarel on paras selline, ütleme nii, et tuul marutab ja selline mõnus vaatepilt on, et ma ei saa seda fotoaparaati siis kasutamata jätta. Nii et eks kunstnike värk on, tuleb nälgida, midagi ei ole teha, sest vaatepilt on siin selline. Noh, kell hakkab vist 10 saama juba. Päike on nagu näha loojunud, väga äge loojang oli. Tegelikult mul peaks ideaalis selliseks ajaks juba kala söödud olema. Aga kuna ma olen nagu sellist tüüpi inimene, et ma siia sõitsin, ma nägin, kui ilus see päikseloojang oli, siis ma võtsin fotoka ja hakkasin tee peal hoopis pildistama. Ja kokkuvõttes oligi lihtsalt see, et ühel hetkel lihtsalt sunniviisiliselt pidin kuidagi ära saama. Muidu mul lihtsalt kokkuvõttes jääb söömata ja jõuan pimedas siia ja nii edasi, et selles mõttes on raske. Kui sa siuke hulluke oled ja sul ei ole ka seda stabiliseerivat jõudu, kes ütleb, et kuuled, et homme on ka päev, et võta rahulikult. Täitsa hullumeelne. No, täielik haigus, mis teha. Proovime siin mingit ellujäämislõket ka teha, sest ma vaatasin, et siin RMK puukuuris kirvest ei ole. Peenikesi puid ma teha ei saa. Mingit paberit mul ka ei ole. Aga proovin kuidagi muud moodi siin selle
asja tööle saada. Ongi natuke põnevam endal ka. Kõik ei pea nii lihtsalt kätte tulema. Saaks lõkke tööle. Ma lähen toon oma kala. Fileerin ära. Õigemini ma puhastasin ta juba seest ära. Tõmban 2 küljeks ta ja siis panen need fooliumi sisse. Ja saan endale kaks väga head sellist liharohket kala külge. Korralik Omega 3 ületoos, ma arvan. Mitte ületoos, aga korralik annus. Mida muud sa ikka oskad tahta? Saab lõpuks päris toitu ka süüa. Nagu naksti lõke põlema. Pärast lähevad suured puud peale ja nii lihtne ma ei arvanudki, et see on. Nii, proovime siis poisi kuidagi siin paku peal võib-olla enam-vähem ära fileerida. Kaua me siin ikka ootame. Tahaks ju lõpuks süüa ka saada. Natuke keeruline siin peal teha seda asja, aga proovin kuidagi ära nikerdada. Ja proovime siit mööda selgroo äärt tõmmata ilusasti. Ja vist õnnestus väga hästi. Nii. Oppa! Milline punane liha. Super. Läheb siia fooliumi peale. Ja ma arvan, et ma teist külge ei hakkagi eraldi välja fileerima, et see teine suurem külg läheb siis samamoodi teise fooliumi sisse. Super, siia läheb sool peale natukene. Võib-olla isegi panen soola hiljem, sest liha on nii õrn, et siin ei tasu selle soolaga hullu panna. Kala on siin 15-20 minutit olnud siin lõkke kohal. Ega ma mingi väga keeruliseks seda asja siin ei aja. Siis vaatama, mis näoga see on. No ja niimoodi lambi valgel ma siis oma esimest kala poolt söön. Ja vaata, mis saan siia õrnalt näidata ka või. Aga hea on. Ei ole vaja mingit peeneid maitseaineid ja asju. Liha on nagu super. Mahlane selline. Ei lastud liiga kaua. Täiesti super. Õrnalt soola peale ka. Mitte liiga palju. Meri kohiseb taustaks. Aega on maailma lõpuni. Ja homme teen seda, mis hommikul pähe tuleb. Ei hakka liigselt planeerima. Meri on väga selline tormine. Ma ei tea, kas see nüüd õige sõna on. Lainetus on suur. Tuulel ei ole väga viga. Võib-olla see tähendab, et homme tasub ikkagi kuskil seda jõeforelli sugulast meriforelli ka proovida püüda. Aga võib-olla ei viitsi mitte midagi teha. Mul on see vabadus ka täiesti olemas. Võib-olla pildistan hoopis. Ja imelik on see, et sellised kõige lihtsamad asjad toovad kõige suurema meelerahu. Samas mingis mõttes on see väga loogiline. Hilisemad materiaalsed asjad on ju alles hiljem kuidagi ajaga tekkinud ja selline ühiskond kujunenud. Kunagi sellist asja ei olnud.
see ei tähenda, et inimesed oleks õnnetud olnud. Võib-olla seal on midagi, mille peale mõelda. Ma ilmselt saan mingi 3 päeva valgu koguse kätte siit. Isegi ei tea, kas ma siia kõrvale midagi süüa tahan. Ostsin ainult kurki, leiba ka, muud polegi vaja. Suppi võin homme teha. Ma arvan, et tõmbangi selle videojupiga tänasele päevale joone alla ja homme hommikul hakkan uuesti targutama. Loodetavasti veel suurema entusiasmiga. Tundub, et aku saab tühjaks, aga pikka juttu ei ole. Öösel eriti magada ei saanud. Kuidagi merekohin segas millegi pärast. Tavaliselt see rahustab. Täna ei saanud magada. Ja väike hommikusöök. Siis lähen vaatan, kui asjad on koos. Kas püüan punast kala, kust püüan ja kuidas selle lainete sees üldse hakkama saan. Öö siin Purekari neemel on nüüd rõõmsasti üle elatud. Pean küll tunnistama, et uni jäi natukene lühikeseks. Proovisin küll pigem varem magama minna, aga ma ei tea, kas sellisel liiga tugeval ja sellisel intensiivsel lainetusel, sest öösel olid tõesti suured lained, kuidagi selline rahutuks tegev mõju või oli lihtsalt asi minus endas, aga kuidagi enne hommikut ma magama ei saanud. Nii et sellisest varajasest kalapüügist ei tulnud midagi välja, aga kiiret mul ei ole kuskile. Nii et ma ikkagi otsustasin, et enne kui ma lähen täiesti uutele jahimaadele, uute poolsaarte peale, siis ikkagi kalapisik on piisavalt suur, et igaks juhuks on vaja ikkagi siin ka ära proovida. Ei saa kohe otse minna, muidu hakkab kripeldama. Äkki oleks siin olnud ilus kala olemas. Eks ma varsti teen mingi reportaaži ka, et kuidas sellega on. Ja silmapiiril on näha ka ühte militaarse olekuga laeva. Mis asju ta siin täpselt ajab, seda on kuidagi raske öelda. Nagu arvata võis, siis sooja ilmaga ei taha kala mingisugusest lainist mitte midagi mõelda. Võib-olla teda isegi ei ole rannas. Ja otsustasin, et ma ei hakka ka nüüd ennast nii-öelda lõhki rabelema selle kala nimel. Pigem ma võtan vabalt, lähen nüüd järgmiseks Lobineemele, kus ma ei ole mitte kunagi varem käinud. Olukord selline siis, et olen otsapidi jõudnud siis Lobineeme neemele. Õigemini neem on veel üsna kaugel minust, mõned kilomeetrid. Aga mina olen siis selle sellise suure, üsna laia Vergi poolsaare siis kõige ütleme siis läänepoolsemas küljes. Ja üsna huvitav on see, et auto pidi jätma 2 kilomeetrit enne seda merejoont siis sinna paika. Sellepärast, et tegemist on üsna sellise rangelt kaitstava piirkonnaga. Ja ma igaks juhuks helistasin ka RMK teabekeskusesse, Palmsesse,
et uurida natuke, et kuidas siin selle liikumisega on. Et mulle küll alguses vastati, et see kõik on keelutsoon ja kuni 15. juulini ei tohi siin üldse liikuda. Aga samas see infotahvel, mis siin kohapeal on, näitab nagu natuke midagi muud. Et siin, kus ma praegu kõnin, et ma ikkagi võin liikuda, lihtsalt teatud sellised sihtkaitselised vööndid on siis nagu piiratud või ütleme isegi keelatud inimese jaoks. Ja tädi ka õnneks täpsustas üle, et see üldisem või sellisem laiem piirang kehtib siis tegelikult just meres liikumisele. Igasugused roostikud ja laiud, et sinna ei tohi minna. Aga et maismaal võib liikuda, kui ma sinna mainitud sihtkaitsevööndisse ei satu. Nii et tundub selline huvitav, üsna kaugele jääv ja inimtühi paik, et sellised mulle on alati meeldinud ja uudishimu on suur. Tahaks juba näha, et mis seal otsas toimub. Nii et varsti saan õnneks näidata. Tundub, et ma ei ole siin ainus järelikult. Midagi siin peab liikuma. Et ei ole ainus lollike. Maastik on tõesti äge. Head sügavad aud. Paistab, et ilm hakkab käest ära minema. Tuleb mingi korralik mürgel, mul on tunne. Ja ma püüan veel nii palju kui saan ja ühel hetkel ilmselt ikkagi loen oma reisi lõpetatuks. Sest homme oleks vaja natukene teha ettevalmistusi üheks matkaks. Ja mis ma seal märjas telgis ikka püherdan. Võtame siis need 2 päeva kokku. Eile oli üliedukas päev. Kala nägi, igasuguseid loomi nägi, sai metsast konnata, sai kala püüda, sai kala süüa. Kõike sai. Öösel miskipärast magasin väga halvasti, aga hommiku poole ikkagi mõne tunni magada sain ja sellise aku laadimise pealt siis läksin hommikul uuesti kalale, kõigepealt Purekari neemele ja sealt edasi läksin siis Lobineemele. Lobi oli minu jaoks täiesti uus koht ja pärast Lobineeme ma siis läksin edasi, mis see nüüd oligi, Pedassaarele ehk siis Pedassaare nimekaim, teine sama koha nimega koht siis ja see Pedassaar on tegelikult poolsaar. Ilm hakkas ka natuke selliseks pilviseks minema, mis kalale küll sobib väga hästi, aga ma ise lihtsalt tundsin, et isegi kui mingisugune vihma tõenäosus on olemas, siis ma ei jõua enam. Et keha nõuab taastumist ja pealegi ülehomme pean juba ühe uue matka tegema, siis teen koolilastele ühe matka. Et vahel on põnev selliseid asju teha.
lõplik järeldus on see, et see kõik on natuke nagu õnne küsimus. Kindlasti on seal omajagu mängus ka oskuseid ja ainus asi on lihtsalt see, et ei tohi alla anda. Et huvitav on näha, kuidas see inimpsühholoogia selle olukorra kokkuvõttes välja mängib. Et kui sa ikkagi terve päeva jooksul mitte ühtegi kala ei näe ka, siis lõpuks sa hakkad ikkagi tundma füüsiliselt väsimust ka. Kuigi ma hommikul olin ise väga üllatunud, et hoolimata üsna intensiivsetest päevadest ei ole mul üldse mingisugust väsimuse tunnet. Aga progress on olemas. Eelmises vlogis ma ei suutnud ühtegi sellist kalavideot teile näidata, siis nüüd seekord vähemalt oli seal ikkagi üht-teist sellist elavat ka pildis olemas. Ja kindlasti see ei saa olema nüüd mingisugune kalastusvlogide sari. Sinna hakkab tulema täiesti juhuslikult väga erinevat sisu, millega ma parasjagu tegelen või kus ma käin. Nii et jääme kõik koos siis järgmist osa vaatama.